Selle nädalase poodiumi peateemaks on kohe algav talispordi hooaeg. Meile tuleb külla discgolfi maailmameister Kristin Tatar. Meistrite liiga alagrupi voorud on läbi, meie vaatame, kes läksid edasi ja kes hakkavad mängima Euroopa liigat. Loome videosilla Hispaaniaga, et rääkida Maik-Kalev Kotsariga, kuidas tal läheb Baskoonias. Loomulikult tuleb meile külla ka Olibeti koefitsiendi ekspert Tanel Tursk, kellega vaatame otsa selle nädala parematele spordisündmustele ja koefitsientidele. Vaata poodiumit! Vaata poodiumi! Täna hommikul võttele sõites sadas väljas laia vihma, teeolud olid kehvad, pime, märg ja kole. Mitte miski ei meenuta talve, aga ometi on talispordi hooaeg avatud. Nädalavahetusel Vislas suusahüppajad hüppasid kaunikesti kentsakates tingimustes, aga võistlus toimus. Ehk siis mehed hüppasid, võtsid hoogu jäärennist, maandusid tehiskattel ja lõpetasid murul. Jah, ilus roheline muru. Ja vihma sadas kogu aeg. Jah, sellel kaunil, talveõhtul. jah, 134 meetri Adam Mališi nimelisel hüppemäel tõepoolest see võistlus peeti. Härra oli ise ka kohal. Härra oli ise ka kohal ja veel päris palju Poola rahvast oli ka. Ja mis meile sellest loomulikult meelde jäi, oli see, et Kevin Maltsev siis tegi... On napikamees. On napikamees, tõepoolest, väga napilt jäi ta siis põhivõistlused välja. Kahel korral. 51. teine 53. See tõesti väga napilt ikka siuke mõne punkti mäng kogu aeg. Jah, no tema puhul jäämegi lootma, et see on lihtsalt nüüd ütleme nii-öelda anname talle väikse krediidi, see oli hooaja algus, aga edaspidi me ikkagi loodame, et ta sinna põhivõistlusele või õhtusesse võistlusse pääseb. Esimesse vooru ikkagi peaks nagu pääsema. 30 hulka võib-olla keeruline veel see aasta, aga Artilt ootame kindlasti seda, et ta jõuaks nüüd iga võistlus see aasta vähemalt 30 hulka, kui mitte 20 hulka ja tegelikult oleks ju ideaalne ka Ruga on tulemas, tal seal meeldib äkki võtta üks esikümme ära, eks ole. Absoluutselt, ja kes veel ei tea, siis Arti Aigro hüppas esimesel päeval ennast põhivõistlusele ja lõpetas 26. kohal, ehk siis tõi oma esimesed 5 punkti koju. Mis on hea algus ikkagi, ilma punktideta alustada oleks nagu kehvem variant. No aga siin on üks väike aga, et kui sa ikkagi hüppad nagu 126 meetrit ja sa stiilipunkte üldse ei saa, et siis äkki hüppetehnikat tuleks natukene vaadata. Ja tõepoolest. Midagi peaks olla nagu tehniliselt vaatama, et tuleks ikkagi nagu 17,5 võiks ikka ju punktideks tulla ja 18 on ju. Aga ja Artilt ootame kindlasti ikkagi nagu väga säravaid esitusi see aasta ja esikümme võiks ikkagi nagu tulla, esi 20 võiks olla stabiilne, oleks aste edasi. Eelmine nädal käis meil külas Martti Himma, kellega me siis ju rääkisime murdmaasuusatamise elust olust ja tema käis meil veksli välja, et 3 korda vähemalt top 30 MK-l ja MM-il ja kui seda ei juhtu, siis ajan ta kiilakaks. Jaa, absoluutselt. Mis sellest ärgas arvist on ja Marko Kilp, kes on küll natukene vanem mees juba siin mõned aastad, tema on lubanud siis, et või vähemalt arvanud, et alla 20 on siis nagu pettumus, kui ei tule kõrgemat kohta. Nii et seega tegelikult meie murdmaasuusatamises on peale tulemas uus laine. Uus põlvkond tõesti. Uus põlvkond. Värske veri. Värske veri, jah. Loodame, et seekord läheb paremini, ütleme siis ausalt, pidades silmas siis nii-öelda fair play reegleid. Aga mis meil on oodata, sest tegelikult Alvar ja... Meil sprindikoondis on ja meil kohe nüüd nädalavahetusel on Oslo sprint on ja... Oslos on meil tulemas sprint esimene võistlus ja siis tuleb laupäev-pühapäev on distantsid, et Martin tegi meile suhteliselt nagu selgeks, et neil on ikkagi meestel on nagu sprindikoondis on ja et siis reedel vaatame ära, mis sealt saab ja äkki jääb midagi nädalavahetusel muudel päevadel ka näppude vahel, et... Jah, ja mis on nagu see, ütleme, lootus siis meil, mida me tahaks nagu siin rõhutada, on see, et tegelikult me loodame, et nad saavad üle 5 korra ikkagi esineda, sest nagu Martin ütles, et neil hetkel on nagu nii-öelda 5 etapi raha koos, et loodame siis, et seda toetust nagu tuleb juurde Eesti suusakoondisele ja natukene saame seda häbiplekiga maha pesta, mis meid siiani saatnud on. Teeme puhtaid tulemusi. Teeme puhtaid tulemusi ja teeme ka nagu kõvemaid tulemusi kui 65 koht on ju, et tekiks taas kord võimalus vaadata Eesti murdmaasuusatamist.
Aga nüüd laskesuusatamine, see on ikkagi meie ju talvine maiuspala, minule vähemalt ikkagi väga naudin laskesuusatamise vaatamist, väga-väga põnev on alati võistlused ja nii mehed kui naised väga kaasahaarav ja meil on nii mehi kui naisi see aasta koondises olemas, võistlustele minemas. Naistest on meil siis vana head Talihärm Toomingas, Ermitsoja ja Külm ja meestest lähevad meil siis Sahkna, Ränkel ja Siimer. Kalev Ermit siis teadupärast lõpetas ja siin Tuulilt ootame ikkagi sõita esikümnesse. Ja samamoodi Susanilt ootame, ütleme, vormi kasvu, sest tema on stabiilselt ikkagi läinud paremaks. Susan ja Toomingas loomulikult nagu sükest nagu ühte masti sportlased on, ütleme oma siis nagu pikad tüdrukud, jah. Sportlikelt omadustelt ka. Ja mis siis muidugi nende puhul, ütleme, me võime siis loota nagu ilmastikutingimustele sellistele, kus lund ei ole liiga palju, rada on kõva, rada ei ole pehme. Aga Regina ja Johanna, neilt ikkagi tegelikult nagu ootaks oma nii-öelda siis vähemalt esialgu nagu taseme taastumist, et oleks ikkagi nagu 30 hulgas on. No absoluutselt, Regina ju tegelikult... Teates ju ootaks ikkagi tegelikult ju nagu rekordite purustamist, ikkagi esiviisikud võiks ju juba koliseda, kui tüdrukud kõik on voos, et meil tegelikult ju 4 väga tugevat nagu potentsiaalset naist on olemas. Jaa, absoluutselt. Ma ei näe üldse mingit põhjust, miks me peaks alla esikümne üldse kohti... Miks me peaks leppima? Individuaalses või teates? Teates. Individuaalses loomulikult esikümne koht, see oleks super tulemus. No top 30 peaks olema ikkagi stabiilne. Aga top 30 võiks olla. Ja pühapäeval võiks mõnikord massi ka saada. No seda tähendabki, et top 30 no, mõtlen, võiks olla. Ja. Massstardis tahaks näha küll nii Susanit kui... tegelikult kõik 4. Aga mehed? Ja meeste puhul nagu seegi aasta oleme, siis peame piirduma siis... kolmikuga, et ütleme, kui... Tsahkna on liider, see on nagu selge. Tema peab seda nagu asja meeste otsast nagu... Ja mind isiklikult huvitab kõige rohkem Siimeri kasv, nii-öelda areng. Ja kas Ränkel saab märgile pihta? Ja kui Ränkel on hakanud märkidele paremini pihta saama, siis me teame, et sõita ju jaksab ja... Oskab ja sealt selles mõttes võiks tulla meile järgmiseks aastaks, järgmiseks hooajaks üks koht juurde. See on minu lootus. Lootust on palju, loodame, et me väga palju pettuma ei pea sel aastal ja vaatame, kohe-kohe kõik talialad lahti lähevad ja eestlased on võistlustules ja ka on tiitlivõistlused tulemas, nii et põnev talv ootab meid spordialaselt ees. Discgolf ei ole võib-olla spordiala, millest Eesti meedias väga palju räägitakse, kuid kui eestlanna tuleb maailmameistriks ja tõuseb discgolfi superstaariks, siis on sellest põhjust rääkida küll. Ja me oleme täna endale külla kutsunud discgolfi maailmameistri Kristin Tatari. Tervist! Tere! Päris uhke tiitel ju, discgolfi maailmameister. Jaa, absoluutselt. Võtan vastu selle tiitli. Selle nimel on tööd tehtud. Sellest ma unistasin ja nüüd on see käes. Mis nüüd siis edasi, kas on pension või mitmekordsed tiitlid? No ma arvan, et kui üks mägi on vallutatud, siis alati on teine ja suurem ja et ma ei näe veel, et praegu nagu, ma ei tea, lagi oleks ette tulnud, et absoluutselt jätkan ja praegu veel tunnen, et on seda motivatsiooni, et edasi teha, et absoluutselt. Sa oled teinud ka omamoodi maailmarekordi, nimelt oled sa sel hooajal enim teeninud discgolfar, ehk siis enim teeninud discgolfi naine. Ma ei hakka seda summat avalikustama, kuigi see on avalik info, aga 103 000. Ma küsin, kas seda on palju või vähe, et ütleme, sinu jaoks, kuidas sulle tundub, et on see väärt nagu ka, on see ka nagu motivatsiooniks? Jaa, absoluutselt, aga tegelikult kui ma alustasin discgolfiga ja kui see nii-öelda minu selliseks kireks sai, siis ma isegi ei osanud nagu unes näha, et see on selline spordiala, millega võib nii-öelda elatist teenida või ka niimoodi, et sul jääb raha üle. Et tavaliselt see oli selline asi, mis nagu nõudis raha, aga tagasi andis nagu mängu rõõmu ja niisugust eneseteostust ja niimoodi. Et see on alles selline viimase teema, et need rahad on tulnud kuidagi sinna taha ja ega see teenistus või see summa ei olegi niivõrd, et oi, et kuidas nüüd sa teenisid, vaid see on kuskilt mujalt tulnud, et see ongi teiste inimeste töö, kes on seal kuskil kaadri taga, kes neid üritusi korraldavad ja tänu neile ma siis olen võimeline selle summa teenima, et kui sa lihtsalt nagu lähed ajast taga, siis see ei olnud isegi reaalne.
Ühesõnaga on tulnud publik taha, on tulnud sponsorid taha, publiku huvi on kasvanud ja nagu me oleme aru saanud, siis ega siin Euroopas seda ketast taga loopida pole mõtet, sest et siin polegi publikut, pole raha, vaid kogu elu käib ikkagi Ameerikas. No mõnes mõttes küll, et selles mõttes, et sealt ta on alguse saanud ja seal on siis ka see Pro-tuur, kus mina tavaliselt käin, on need eliitseeria etapid, mis saavadki kõige rohkem meedia tähelepanu. Kas see on siis nagu see top-notch, et see on nagu siis ütleme nagu nii-öelda rahvakeelis vormel 1, et sealt enam kõrgemale ei saa? Jah, selles mõttes, et see ongi nagu kõige prestiižsem sari, mis üldse saab olla. Et meil siin Euroopas on näha, et hakkab ka tärkama omamoodi see mingisugune selline võistlussari. Ma arvan, et Euroopa liigub jõudsalt sellele järgi, mis USAs toimub, aga lihtsalt praegu veel ei ole sinnamaani jõudnud, aga ma ei ütleks, et siin nagu täiesti perspektiivitu on see asi. Aga võib-olla räägiks sellisele vähem teadlikule spordihuvilisele, mismoodi see mäng üldse käib? Mis see discgolfi nii-öelda põnevaks teeb sinu jaoks? No ma arvan, et esialgu, mis mind võlus, oligi see lihtsus, et kui sul oli rada olemas, sul oli põhimõtteliselt ühte ketast vaja, ideaalis võiks seal olla seltskond, sest et kui sa alustad, see on lihtsalt fun ja see ongi tore ja ükskõik kuhu see ketas lendab, see ongi alati üllatus, sa ei tea, mis saab, on ju, ja mis vaade sul seal üldse vastu vaatab korvi poole. Ja see oli ikka kõige, mis mind paelus ja just see, et ma järgmine kord tahtsin uuesti tagasi rajale minna ja paremat nii-öelda tulemust teha või ühe viske vähem saada mingi rajal, et see oli see, mis mind algselt nagu võlus selle juures ja ma arvan, et võlub ka paljusid just, et see mängu tegelikult lihtsus, et selleks, et nagu seda nautida, sul ei pea palju olema. See on ka tegelikult ju odav spordiala, et kui me võtame siin laua peal on sinu disainiga kettad, ega see üks ketas maksab, need on ilmselt nagu proomad kettad, aga sükksele harrastajale, kes tahab lihtsalt metsas jalutada kettad loopides, üks ketas on kusagil 25 eurot ja sellega sa mängid seni, kuni sa selle endal männikuga ära uputad, eks ole. Põhimõtteliselt jah, et selles mõttes, et selle ketta saab jah, et ma usun, et saab ka alla 25 euroga mingi ketta endale ja esialgu sellest piisab ja siis lähed ja viskad on ju ja lihtsalt naudidki seda loodust ja seltskonda ja kõike, et mida samm edasi sealt, võib-olla seda suuremaks sinu nõudmised ja ootused kasvavad, võib-olla seda frustreerimaks. Parriga enam ei rahuldu, on ju. Ja. Aga räägime reeglitest ka, et ma tegelikult sihtsin sinna, et kas see on nagu selles mõttes sarnane golfiga, et meil on mitu siis pesa meil seal on? 18 on reeglina, et selles mõttes, et ongi, reeglid on praktiliselt samad, on ju, terminid on samad tegelikult, et põhimõtteliselt eesmärk on siis saada võimalikult väheste visetega need rajad läbitud. Et sul ongi tiiala ja sul on korv, ehk siis ütleme golfis on ju auk seal, kuhu sa pead jõudma, et meie peame siis korvi viskama ja see ongi rohkem sa esialgu teadma ei pea, et seal on muidugi erinevaid nüansse, mida lõpuks siis tuleb järgida võistlustel, aga lihtsalt, et mängu rõõmu nautida ei pea neid teadma. Aga teadma, mitmene rada on põhimõtteliselt. Mitmene parline rada on ja kas viskad siis plusse või nulli või kogud miinuseid ja võidab see, kellel on siis miinuste number kõige suurem ja lihtne. Just. Väga hea. Jõudsime võistluste juurde, et millised on need, ütleme, kui nüüd keegi tahaks jälgida sinu käekäiku, millised on need võistlused, mida üldse korraldatakse, et millistest mastaapides, kus kohas, kuidas see käib, et mida me peaks jälgima? No võistlusi on nii palju lihtsalt, et tegelikult isegi mina ei jõua seda nagu hallata, et kõige lihtsam on võib-olla minnagi PDG-sse, see on selline siis katusorganisatsioon kõikidele discgolfaritele, et pdg.com ja sealt siis on tegelikult võimalik välja otsida kõik võistlused, mis üle maailma toimuvad, mis on siis reglementeeritud PDG poolt. Ja sa saadki seal valida nii-öelda piirkonna, mis näiteks sinu, ütleme, kodu ümbruses toimub, kellel on huvi minna vaatama või midagi kogemust saama. Ja siis tegelikult seal saab ka lahterdada neid mitte see koha järgi, vaid ka näiteks kategooria järgi. Et major kategooria võistlused on kõige suuremad, siis järgmine on A-kategooria, eks ole. Et vaadata näiteks, millised kõige suuremad võistlused on, kes seal võistlevad, et see selle valiku leiab, ütleme sealt PDG kodulehelt. Ja kui tahab ju jälgida sinu võistlusi, siis väga lihtne, jälgib sind Instagramis ja saab teada, kui sa võistlustele lähed. Ja YouTube'is ju tegelikult on ju tasuta live-ülekanded võistlustest täiesti olemas ja pärast ka veel järelvaadatavad ja on kõvasti igasugust muud sisu ka. Aga mind huvitab see, et sa oled Eesti tüdruk,
hakkasid Eestis discgolfi mängima. Kuidas sa satud Ameerikasse? Et kuidas sa nagu üks hetk saad aru, et aga ma olen tegelikult nii hea, et ma võiks mängida ikkagi nagu Ameerikas. Et kuidas sa lähed? Sa ei lähe ju nagu 2 kätt taskus ketas näpu vahel ja mingid, no kus siin need korvid on. Et kuidas sa jõuad sinna maale? See on hea küsimus. On ju? Kuidas sinu lugu oli? No see on kuidagi lihtsalt niimoodi juhtunud. Aga keegi julgustas, ütles sulle, et kuule mine, mis sa nagu passid on ja minu elukaaslane siis, tema oli see, kes tegelikult käis kõige esimesena üldse eestlastest minu meelest USA-s võistlemas, et ta sai pääsme uuest EGC-le, mis on väga selline prestiižne võistlus ja kuhu saabki ainult kutsetega. Tema selle kutse sai ja siis ta käis seal vist oli see 2016 aasta. Ja siis järgmine aasta ta kuidagi nagu ütles, et mina ka kindlasti peaks minema ja kuskil ennast näitama ja sihtima nii-öelda kõrgemalt, kui ma seni olen teinud. Ja tegelikult ega ma olingi ise toona kuidagi väga sellise madala enesehinnanguga ja väga vähese sellise eneseusuga. Ja see on siuke eestlase mentaliteet, nagu ei saa pahaks panna. Et siuke tagasihoidlik ja tema nagu hakkas julgustama ja ega mina nagu mingeid ootusi või selliseid ei seadnudki endale. Et see kõik juhtus kuidagi väga orgaaniliselt, et sai sinna mindud, ära proovitud ja isu kasvas. Ja iga aasta siis on mingid sammud tehtud, et võib-olla rohkem võistlusi teha, et ongi sihtida kõrgemalt suuremad võistlused ja kuna tulemused on nagu toetanud neid samme, siis tundub igati loomulik, et nagu tahadki rohkem. Miks peatuda? Just. Kõik võistlused, kus sa sel hooajal, millest sa osa oled võtnud, sa oled lõpetanud poodiumil. Sisuliselt oled sa teine eurooplane, kes on võitnud maailmameistrivõistlused. Me mõtleme siis naiste kategoorias. See on, kuhu siit üldse nagu edasi minna on, et olümpiamängude kavva ilmselt discgolfi niipea ei võeta, et siis nagu mille poole nagu püüelda? No ma ei teagi, kas see peab olema nagu nii tulemustele orienteeritud üldse, et kui on midagi, mis sulle pakub rõõmu ja sa tunned, et see rahuldabki sinu nii-öelda seda eneseteostusvajadust ja et sa oled siin sa tunned, et sa teed õiget asja, ütleme siis niimoodi üldisemalt. See meenutab X-Gamesi mentaliteeti, mis algusest sai ju... Et lõbus oleks. Et oleks lõbus on ja rulatame seal BMX-paikidega, sõidame natukene, et on vahva nagu üritus ja lõpuks kujunes sellest välja ikkagi päris nagu suurejooneline ikkagi võistlusmaastik ka. Aga sinuga on üks nii-öelda anomaalia spordimaailmas. Sa oled maailmameister, sa oled põhimõtteliselt see aasta võitnud kõik, mis lauale on pandud ja sul ei ole treenerit. Ja sa oled nii-öelda täielikult ühe mehe bänd, et jalal on trumm, käes on kidra, akordion, suus on lõõtspill, suupill, mütsiga lööd veel ka mingid taldrikuid kokku, et nagu, kuidas see nagu võimalik on, et sa oled nagu maailma top mängija ja sa nokitsid üksi? Et kas see on nagu kogu ala läbiselt või see on pigem nagu siuke sinu nagu enda nagu eravalik? Ei, see tegelikult ongi alapõhine, et see probleem on nagu üldine, et see ei ole ainult nagu minuga, et selles mõttes, et eks nüüd vaikselt võib-olla hakkab ala juurde tulema selliseid abimehi, aga nagu ma ütlesin, tegelikult discgolf ei ole siuke olnud, et nii-öelda rahaala. Et siin need sportlased teenivad ja siis viskavad kuhu tahavad ja saavad endale võimaldada igasuguseid spetsialiste. Et USAs ongi see väga popp, et mingi discgolfar elabki siukest nii-öelda van life'i, et sõidab ringi ja töristab ühele võistlusele, teisele võistlusele et see on siuke elustiil ja see elustiil tegelikult nüüd hakkab muutuma, et see hakkab professionaalsemaks muutuma. Kõik võtavad seda nagu tõsisemalt ja ma usun, et need treenerid ka sinna ala juurde jõuavad, et aga mingi võlu selles on, et kui sa oled kõike pidanud ise tegema, et sa oskad seda rohkem väärtustada ja seda rohkem see panebki sind pingutama ja seda rohkem sa tunned rõõmugi, kas või selle MM-tiitli üle, et ma tegin ära. Oma väikeste kätega. Kuule, aga sa oled meile kaasa toonud siin mõned esemed ka siin laual. Räägime need ka, mis need on. Et siin on selline vahva 2020 siis, kuidas selle asja nimi oli? Pro-tuuri finaalvõistlus, mille sa võitsid siis. Ja sellise meene said sellest. Et
kui nüüd me kõrvutame neid kahte ja see teine on maailmameistri ketas. Maailmameistri ketas, jah, et kuidas need omavahel suhestuvad, et kumb nagu tähtsam on? Ja kas selle kettaga tuli see kuulike ka kaasa? Ja, just. Seda ka, jah. Kaheosaline, jah, siin on maailm peal. Väga peen. Jah, ütleme nii, et need kettad on siis niimoodi, et need on minu siis sponsori poolt, siis minu suursponsori või toetaja poolt välja antud. Lätitud 64 on nimi ja see on kuidagi tavaks saanud, et kui mänge saab millegi suurega hakkama või võidab midagi olulist, siis antakse tavaliselt tema auks mingisugune ketas välja. Ja see ketas ise, kui oma tüübi poolest on nagu varem eksisteerinud, aga mis teebki siis eriliseks, ongi need erinevad pildid või stambid seal peal. Et minu selline läbiv teema on olnud siis hundi pilt, et neid on siis erinevaid variatsioone nüüd läbi aastate olnud, et ükski ei ole olulisem kui teine, et lihtsalt kõik pakuvadki omamoodi sellist rõõmu, et näed, pannakse tähele ja inimesed ostavad ja toetavad ja tunnevad samamoodi rõõmu nendest ketastest. Discgolf.ee, sealt saab vist osta ka neid? Ja palun, minge vaadake. Aga me väga täname sind, et sa tulid meile külla, väga mõnus oli sinuga rääkida, väga särav naisterahvas oled ja me oleme Margusega ilmselt nõus ühel meelel, et siin sul ootab veel ees väga-väga suur karjäär ja neid karikaid ja kettaid on sul varsti nii palju, et sa võid eraldi pikk ja edukas karjäär. No loodame, jah, aitäh kutsumast. Aitäh. Meistrite liiga hooajale võime mõneks ajaks joone alla tõmmata, kuna alagrupi turniir on lõppenud. Vaatame üle, mis seis jäi, kes pääsesid edasi, kes kukkusid Euroopa liigasse ja kes kukkusid üldse välja. Edasi meil pääsesid siis Napoli, Liverpool, Porto, Brügge, Bayern, Inter, Tottenham, Eintracht, Chelsea, AC Milan, Real Madrid, Leipzig, Manchester City, Dortmund, Benfica, PSG. Euroopa liigasse läksid meil Juventus, Sevilla, Shakhtar, Zagreb, Sporting, Barcelona, Leverkuseni, Bayern ja Ajax. Ja võib-olla suurtest, kes ei lähe kuhugi peale oma koduliiga tagasi, on see Atletico Madrid, kes grupis B jäi viimaseks. Nii, aga millised on sinu emotsioonid, et mis on kõige suuremad üllatused? No võib-olla see Atletico Madridi grupis viimaseks jäämine on päris suur üllatus. Marseille on grupis ka viimane, ka omamoodi suur üllatus. Barça väljakukkumine, väga suur üllatus ja see, et Brügge sai grupis teisena edasi, oli minu jaoks ka väga nagu meeldiv üllatus. Okei, aga ütleme siit, siis võtame 3 meeskonda, keda sa ennustaksid tiitli pretendendiks kõige suuremaks? Ma mängiksin seda mängu nii-öelda nagu peavoolus ja nagu turvaliselt ma ütleksin City on ja Bayern ja siin punti lihtsalt peab kuuluma PSG. No kuna paberi peal neil on ju kõik olemas, et seda tiitlit koju tuua lõpuks. Absoluutselt, et nagu tuhhi ka ja pole nagu kõige kehvemat mängu ka nendest ükski nagu näidanud siiamaani, et ikkagi oma nagu gruppides on ikkagi nagu soleeritud nagu päris hästi ja kindlalt nagu edasi mindud ilma väristamata, et ma pakuks jah, et nemad võiksid olla nagu need, kes selle tiitli peal sõna mängivad, aga kuidas sina arvad? No ma ütleme siis, ma teeks sellise ebakonventsionaalse pakkumise, et ma välistaks PSG ja City mitte sellepärast, et nad ei ole head meeskonnad, nad on väga head satsid, aga miski intuitsioon ütleb mulle, et Real Madrid ei ole nagu nende, see ei ole nagu nende tulevik, et see tiitel ei kipu neile kuidagi tulema, nagu kusagil jääb midagi puudu. Real Madridile võib-olla äkki aitab. Et ma tegelikult pakuks, et see hooaeg võiks olla keegi üllataja. No nii näiteks. Ja ma ei ütle, et see kindlasti peaks Napoli olema, aga see näiteks võiks olla Napoli, aga kas ei võiks olla mõni väiksem klubi? Mõni täitsa selline klubi, keda me Et Eintracht võttis eelmine aasta Euroopa liiga, see aasta võtab meistriliiga või? No näiteks, okei, see on, ütleme, see oleks ju suur ime. Aga meil on siin selline tagasituleja nagu Liverpool, kes nädalavahetusel näitas jällegi, et ta suurte vastu on võimeline mängima ükskõik kellega. Tottenhami siis võideti. Tottenhami võideti seal küll mitte suures koorilisest, aga ikkagi.
Siis on meil veel Leipzig ja Inter. Inter tõsi küll kaotas nüüd Juvele 2-1. Nad küll mängisid Juventus Torinos, mis tõttu selles mõttes on natukene andestatav, aga üldine vorm on neil ju Itaalia liigas siuke keskmine praegu, nad on seal vist kukkusid nüüd äkki 7. või 8. kohale, et midagi nagu suurepärast siit nagu ei võlu. Aga kelle sa ennustad ikkagi võitu, mis sa keerutad siin nagu Jüri Ratas, ütle otse välja, Napoli või? Tead, ma ütleks, et see võiks olla näiteks Benfica, see oleks väga äge. See oleks tõeliselt äge ja see oleks ka mõnus süke ninanips Darwin Nunezele, kes Benficas kolis Liverpooli, et tiitleid võita. Nagu vaatame, Benfica tegelikult on sealt alagrupist tulnud läbi ikka väga edukalt, pluss 2 mängu PSG-ga viiki mängida. See tähendab, sisuliselt nad ju võivad ka PSG-d võita. Ja kui sa võidad PSG võib neid ka võita. Jah, absoluutselt, jah. Aga ma ütlen, et kui sa juba oled sellel tasemel, siis sa võid kõiki võita. Et seega ma ütleks, et äkki see võib olla Benfica, see võib olla ka Porto, kes absoluutselt 2 siis Portugali klubi ja paneme 3. ikkagi Bayerni, okei. Lähed ühed üks kindel. Aga mis me arvame nendest nüüd, kes nüüd kukkusid meil Euroopa liigasse? Musade jaoks võib-olla see oli nagu siuke ootuspärane, aga meil on ikkagi suured satsid, Barcelonad. Ei, ma arvan, et see teeb põnevaks asja. Jaa, meil on Euroopa liiga, mis on sisuliselt... Aga samas eelmine aasta näitas jällegi seda, et need, kes kukkusid meistrite liigas, näiteks Barcelona kukkusid siis Euroopa liigasse, siis järgmises voorus kukkusid ka kohe sealt välja. Et kuidagi mulle tundub, et meistrite liigas mänginud satsidel Euroopa liiga on ikkagi siuke demotiveeriv liiga, mis tuleb lihtsalt kuidagi ära togistada ja lähme võtame ikkagi selle kodus liiga, paneme selle peale rõhu või kuidagi. Võete tõsiselt? Ma ei usu, et keegi läheb nüüd kaotama, et okei. Ma ei usu, ei kaotama kindlasti, aga ma ei usu lihtsalt, et meestel on selline nagu tuhk taga nagu meistrite liigas. See kõik sõltub treener. Ma sain aru, et meistrite liigas veerandfinaalis mängiv meeskond teenib rohkem raha kui Euroopa liiga võitja. No midagi sellist, et Partsa on praegu juba nagu tänu sellele, et nad jõudnud nüüd meistrite liigas alagrupist edasi, nad on juba eelarveliselt miinuses. No ma arvan, et see on treeneri küsimus. Treener peab suutma motiveerida meeskonda. Ja teine asi, mis motiveerib, on tegelikult see seltskond, kes sinna satub. Kui sa vaatad, seal mängivad, eks ole, Manud, Arsenalid, tegelikult terve plejaad siukseid satsi, kes kõik võiksid mängida meistrite liigas. Ja nüüd sa lähed sinna nii-öelda, kukud meistrite liigast Euroopa liigasse ja siis sa kaotad seal ka, see on ju nagu erakordselt palju rohkem piinlik kui muidu. Nõus, aga küsin su käest selle teema kohta viimase küsimuse. Kas meistrite liiga väljalangejatest tuleb Euroopa liiga võitja? Ma kipun kahtlema, et see võib olla siuke Arsenali aasta. Ma jään ka Arsenalile põhjalt ja Arsenal nädalavahetusel Chelsea't võitis, nii et kindlustasid omal liidri kohta Premier Liigas. Sellised jalgpallijutud täna, järgmine nädal uued jalgpallijutud. Eesti korvpalli tõusev täht, meie esitsenter Maik-Kalev Kotsar vahetas möödunud hooaja lõpul klubi ning esindab nüüd Euroliigas ja ka ACB liigas Baskonia klubi, Baskonia Victoriat ja täna on meil suurepärane võimalus temaga vestelda, kuidas tal Hispaanias läheb ja kuidas ta on oma seniste esitustega rahul olnud. Tere, Maik! Kuidas sul läheb? Hästi läheb. Töiselt, väga tore. Nüüd esimesed 6 mängu on Euroliigas peetud ja 7 mängu on kohalikus ACB, ütleme siis ausalt Euroopa ühes tugevamas korvpalliliigas ikkagi peetud. Kuidas sa võtad kokku enda senised etteasted? Selge, et osad mängud on nagu paremini läinud ja osad on vähe võib-olla tagasihoidlikuma tulemusega olnud. Jah, meeskondlikult üleüldises pildis on üsna hästi läinud, et asetuse poolest oleme vist top 4, kui ma ei eksi. 3. olete praegu, jah? Et selle mõttes on jah väga hästi läinud. Loomulikult seal on kaotused sees olnud Assoli vastu näiteks, mis oli natukene halvem kaotus, mida oleks võinud vältida, aga jah, üleüldises plaanis on hästi läinud ja isiklikus plaanis on ka hästi, on vähemalt huvitav hooaja algus olnud, et on saanud paari väga pika vastase ja väga tugev vastasega.
Mida sa ise pead praegu nende 6 mängu põhjal, mis oli kõige raskem mäng? No selge, kaotus Asvelile oli nagu suureskooriline, aga ma mõtlen, kuidas, kas selle võib ka kirjutada lihtsalt selle nahka, et nagu Peñarroya ütles, et rütmi ei olnud ja visked ei läinud. Ja ega austada lauapallid ka vist ei tulnud päris ära. Ja ega Asvelil lasknud mängida ka? Ei lasknud, tõsi, nad olid ikka nagu kirvud pukil. Jah, Asveli vastu mäng oli loomulikult hästi raske, alati kaotada on raske ja nad ikkagi mängisid väga soliidselt, kaitset olid väga head ründes, neil pall jooksis loomulikult. Et jah, see mäng oli loomulikult raske, kui mingit mängu veel välja tuua, siis mulle isiklikult oli Madridi mäng raske puhtult selle pärast, et Tavaresi vastu mängida on ikkagi raske, kuna ta on ikkagi suur mõlemad pidi, et nagu üsna lai ja pikkuselt 2.20 vist või midagi sellist, et ja samas ta on hästi liikuv ka, et tema vastu mängida oli ikka väga raske ja nõudis hästi palju energiat. Palju Raieste sind aitas kohanemisel? Hängite te tihti, käite koos õhtusöökidel, olete moodustanud sükse Eesti gängi või pükka tagasi olid eestlane, et ütlesite tere ja siis nokkitsid oma nurgas edasi? Selles mõttes Raieste on mind hästi palju aidanud. Näiteks kogu aeg trennides räägime juttu, väljaspool trenni pole hetkel veel nii palju läbi käinud, aga kogu aeg selle mõttes heiutusruumis istume üksteise kõrval, räägime kogu aeg juttu, trennides aitame üksteist välja. Mis mul vaja linna kohta teada on, kus söömas käia, kus poes käia ja mis linna peal on, selle mõttes ta aitab ikkagi hästi palju. Milline treener Juan Peñarroya üldse on, et oled sa nagu analüüsinud oma peas? Kohati tundub, et on siuke kärsitu, et kui 2 minutiga 20 punkti viskes võtab välja, et kuidas sulle endal mulje jäänud on? Jah, ta on tegelikult hästi mängijate treener nii-öelda, et ta saab mängijatest aru, ta ei nõua nii-öelda üleliigset mängijatelt, aga samas nõuab maksimumi. Et näiteks treenides ta ei pane mängijaid joone jooksma ja ei tapa mängijaid ära. Mängitab põhimõtteliselt kõiki mängijaid nii-öelda alla 30 minuti, et kellelgi ei tuleks ülekoormus siin paar kuud jooksul. Ja mis puudutab siis väiks või nii-öelda lühikesi sette, siis minu jaoks on hoopis vastupidi, et ta mängitab pikkade settidega, kus ta laseb mängida 8-10 minutit jutti ja siis tuleb nii-öelda teise pikaga, et sellest ka tulevad nii-öelda pikad pingilistumisajad. Baskonia mängujoonis varieerub mängult mängule suhteliselt palju, et kas see sõltub vastasest või see on tingitud sellest, et treener alles otsib nii-öelda oma nagu kindlat mängujoonist ja oma tugevat nagu tuumikut? Ma arvan, et selle mõttes treener usaldab absoluutselt igat mängijat ja see vahetuste joonis ma arvan tuleb puhtalt sellest, et mida treener tunneb, et hetkel nii-öelda platsil juurde on vaja. Et võrreldes näiteks, ma ei tea, võtta Raieste või Marcus Howard, et näiteks kui on kaitset vaja, siis paneb loomulikult Raieste mängu. Kui on puhtalt skoorimist vaja, siis ta paneb Marcus Howardi mängu, et see on täpselt nii, kuidas vaja on, et ma arvan, et treeneril on usaldust absoluutselt iga mängija vastu ja mängitab ka vastavalt. Aga millised eesmärgid praegu seadnud olete? Ma saan aru, et kui sa võrdled nagu Bundesliigat ja ACB liigat, et Hamburgis, kus sa 2 aastat mängisid ja nüüd Baskonias, ma ei tea, tasemevahe peaks nagu ikkagi olema
ja ka liigadel, aga millised on need eesmärgid praegu treeneri poolt seatud või lihtsalt mängu haaval võetakse asja? Esiteks Hispaania liiga on taseme poolest ikka samm ülespoole, et siin saab või ei saa nii vabalt tegutseda, kui sai Saksa liigas. Loomulikult Saksa liiga on ka ikkagi väga, väga hea ja tugev liiga, aga jah, see on samm ülespoole. Mis puudutab eesmärke, siis otseseid eesmärke selles mõttes ei ole, et võtta mängu haaval, üritada võita absoluutselt iga mäng. Loomulikult tahame jõuda võimalikult kõrgele, et isiklikult ütleks top 4 vähemalt Hispaania liigas ja play-offides Euroliigas. Aga see on nii-öelda preemia lõpuks, et võtame lihtsalt mängu haaval ja hetkel ei tasu mõnetseda nii-öelda tuleviku pärast. Eesti koondis mängib siin nüüd 2 mängu Soome-Rootsiga. Sina tulla ei saa, kuna siin 2 alaliitu omavahel tülis ja panevad mänge täpselt nii, et keegi kusagil mängida ei saa. Aga me täname sind väga selle aja eest, mis sa meile leidsid. Põgusa intervjuu eest. Ja loodame, et kohe varsti ikkagi näeme sind taaskord ka koondises meile rõõmu pakkumas. Nii et edu sulle, Raiestele, Baskooniale, pange ässalt ja et siis kevadel oleks kõvasti kulda, mida koju tassida. Suur täht teile! Sel nädalavahetusel ootab meid ees suur ralli maailmameistrivõistluste kulminatsioon. Jaapanis sõidetakse viimane etapp sel hooajal. Tõepoolest punktide arvestuses midagi suurt muutumas enam ei ole, aga võidusõit ise pakub meile kindlasti põnevust ja intriigi ja Ott Tänaku tulevik samuti. Toyota esitleb oma vesinikuautot ja palju muudki. Aga sellest juba järgmises saates palju muud sporti kindlasti veel täna ja Tanel Tursk on meil stuudios. Tere tulemast. Räägi meile, mis koefitsiendi lainel toimub. Toimub see, et on viimased nii-öelda kohustuslikud mängud klubidega mängijatele enne jalgpalli MM-i. Mängijate õnneks võib-olla ei ole siis sellist väga kangeid vastasseise neile pandud selleks nädalaks, kui me mõtleme tippude peale, et siin küll tuleb topelt nädal, et Hispaanias, Itaalias, Saksamaal mängitakse 2 mängu, tegelikult ka Inglismaal, kus on liigakarika mängud, aga sellist suurt vastasseisu võib-olla ei ole, et kui ma siin nädala keskseid mänge loen üles, et Osasuna, Barcelona, Real Madrid, Cadiz on ja et ükski neist ei ole nüüd selline suur mäng on ja või isegi publikumagnetit ei ole, et ilmselt on siis ka nagu teadlik valik, et on tõmmatud enne MM-i nagu natukene hoog maha, et suured staarid ikkagi tervena nagu MM-ile kohale jõuaks on ja. Ja, tundub nii, et võib-olla siis tehtigi need suured mängud nüüd eelmisel nädalavahetusel ära on ja et oli see pühapäeval päris mitu mõlemas liigas, kõigis liigades selliseid vahvaid vastasseise on ja. Aga kui siis mainida võib-olla üksikuid mänge, siis tooks välja ikkagi Premier League'i, kus hetkel siis Arsenal on siin ootamatult tiitlijahil ja kohtub siis nädalavahetusel Wolverhamptoniga. Väga võimsad esitused seni, kaasa arvatud Chelsea vastu ja Wolvesi vastu, siis nende koefitsient hetkel võõral väljakul võiduks on 1,57. Wolves on siin 6-ga ja siis võiks veel mainida ära siin põnevusmängu Premier League'is, et Newcastle, kes on ikka väga tugeva alguse teinud hooajal vaatamata. Guardiola isegi ütles, et tiitli pretendent. Jah, see on, ma arvan, väike liialdus ikkagi. Aga ütleme nii, et vaatamata selle, nad ei ole veel seni nagu siin pöörast kulutamisrallit tegelikult alustanud nagu võidi oodata, siis tiim on ikkagi tugev juba, et siin Miguel Almiron ja Bruno Guimaraes ja Trippier ja kõik on ikkagi väga nagu täkkesse läinud täiendused olnud nende poolt ja kujuta ette, Newcastle läheb Chelsea vastu kodus mängima favoriidina juba. 2,30 koefitsient, Chelsea 3,14. See on nagu päris suur üllatus nagu tegelikult ju nagu... Ei tea asjade käiku vaadates praegu... Ei no jaa, aga Chelsea on ikkagi nagu Chelsea. Aga ta ei ole praegu see Chelsea, mis ta oli 10 aastat tagasi. Enne Reece Jamesi vigastas. Just. Aga kuidas see Premier League'i vanasõna oli, et see, kes jõuluks juhib, võidab liiga või?
No, vaatame. No seast on muidugi natuke lõhutud see hooaeg. Ma usun jah, et kui City on nii-öelda teisel kohal jõuluks ja 2 punkti maas, siis see vanasõna läheb korralikult hästi alla. Aga me mäletame eelmist hooaega, kus käis punkti võitlus sõna otseses mõttes nagu viimase päevani välja, et siin see 2 punkti edu on täiesti piisav, et tiitel võita. Jah, kuigi ma ütlen ausalt, minu arvamus siin on see, et võib-olla Arsenal on ikkagi väga äge sats hetkel, aga kas nad suudavad nagu sama tempot hoida, nagu Liverpool on koos Cityga suutnud hoida siin mõnel hooajal. Sügavust ja pingi pikkust nii palju. Jah, et siukse 100 punkti lähedal hooaega, raske võib-olla näha, et seda tempot nagu hoida terve hooaeg üle. Ja Arsenal on palju rohkem haavatav suurte satside vastu võrreldes Cityga, kellel ei ole nagu probleeme seal. Kes imeb 10 ka nagu punktid välja. Kui ta just Liverpooli vastu ei mängi, aga muidu küll jah, et seal peab midagi juhtuma siis, et nad ikkagi kaotaks üleüldse midagi. Et selles mõttes Arsenal on natuke haavatavam. On, aga siiamaani ta on näidanud, et ta ei ole lasknud ennast nagu haavata, et nad on ikkagi nagu... ütleme, mõned korrad on juhtunud, on ju sisse tulnud. Liverpooli nad kaotsid ja Manule kaotsid. Ja Manust võib-olla rääkides, nendel on ka siin see viimane komistuskivi on ees. Et Fulham võõral väljakul Manu koefitsient 1,90. Et jah, võib-olla mõned aastad tagasi ei oleks ikka koefitsient olnud. Fulham on tegelikult ju väga tubli hooaja algus teinud ees otsas Mitrovitsiga, kes siin aeg-ajalt saadi nagu puida alla, et kui ta Premmi tuli, ei ole teinud, aga see hooaeg on teinud. Mitrovits on kureks saetud, jah. Ja Kos? Baskonia, mis teeb? Baskonia mängib selle nädala Panathinaikosega ja see ühtlasi tähendab seda, et Maik-Kalev Kotsar ja Sander Raieste näiteks ei saa tulla appi Eesti koondisele, sest Eesti koondis samal ajal, samal päeval peab mängima siis Rootsiga MM-valikmängu. See on täitsa lollus, aga jah, Eesti koondis mängib ka siis järgmine see nädal Soome ja Rootsiga oma mängud ära ja Tanel, aitäh sulle, et sa täna meie juurde tulid. Aitäh sulle, et sa meid vaatasid ja kohtume sinuga juba järgmine nädal. Tšau! Nägemist! Kõik on võimalik. Olivett!